Tere armas minu lehekülastaja, mina otsustasin ruttu teha ühe video, et kuidas ma oma päeva alustan hommikul ja kuidas ma näo eest hoolitsen, kui ma ärkan. Kell on palju, ma pean ruttu tegema, et ma ei tohi palju koguseda, sest beebil, kes ilusti vaatab seal, on varsti söögiaeg. Nii, kuidas päeva alustan, joon klaasi toasooja vett ja siis võtan spirulina šoti. Siin on üks teelusikas kuhjaga teelusikat spirulinat ja vett. Paljudele on spirulina võib-olla maitse vastumeelne, aga mina olen harjunud. Vaadake. Spirulina kuulub minu lemmikute hulka. Kui huvi ja aega on, siis saab teada, et mis vitamiine ja kasulik aineid see täis on. Kui ma hakkan praegu rääkima, siis ma kukku lobisema ja siis mu ajal limit jääb lõhki. Done! Nii. Mina juba hommikul pesin oma näo puhtaks seebiga ja pesin hambad ka puhtaks. Ja mis seebiga ma kohe teile tutvustan. Iga kord, kui ma sisenen tualettruumi, siis ma panen oma juuksed ikka kinni, siis ma hakkan oma näo eest hoolitsema ilusti, et nad ei tuleks. No näed, Venemaa Ruussia, sukene salk. Et panen oma juuksed ilusti kinni, et siis nad ei kukuks, ei segaks minu hommikust näol tuali. Ja alati ma teen kõike hüva muusikasaate. Ja nii kinni. Pesen ma nägu alati Aafrika musta seebiga. Sisaldab see seavõid ja väga häid vitamiine pluss kaara terakesi, mis nagu öelda natuke koorib ka nahka. Ma ei ole veel nii spets selle videoaladel, et nüüd kui ma räägin, siis sa näed, et ahah, sea või see Aafrika must seeb, et see tuleb tekstina minu video peale, sa klikid ja siis saad infot seal. Ei, nii pädev ma veel ei ole videomaailmas, et kui ma video postitan oma Facebooki lehele, siis ma panen sinna alla lingid, kus kohast neid osta saab. Ma olen kõik kraami tellinud iherb.com. Et mulle väga iherb meeldib nii. Näo olen ära pestud Aafrika musta seebiga, siis pesen hambad. Ja lahti kuulub ka minu päeva hommikusse toorma. Küsid, mis siin on? Hea küll, ma vastan. Brokkoli vars, sidrun, peet ja porgand, siia seemned ja õli. Suurepärane. Aga aitab, nagu ma ütlesin, ma kogu seda palju ei saa. Nägu on seebiga puhtaks pestud. Küsid, mis see on? Kas beebi juuksehari? Jah, ei ole. See on minu kuiv näohari, kuiv harjamine. Mulle väga meeldib, see on ka tellitud iHerbist, Bass nimeline. Ja see on väga hea. Kuidas mina näitan teile, kuidas ma nägu harjan. Alati nägu on kuiv ja hari ka loomulikult kuiv. Hea laulu. Nii, näitan siis. Nii-öelda vastu tuult, et kui sa tõmbad sinna poole, siis sa pead näo ka pingule tõmbama ja teised poole. Niimoodi. Kui ma harjan sinna poole, ma nüüd ei tea, kas hästi aru saad, kas ma oskan nii hästi seletada. Vaata pildist. Nii. Ma nüüd tõesti ei oska mitu tõmmet ma teen. Teen sisetundi järgi. Huuled ikka ka. Silma alt ka. Nii mõnus sükene energiapäevane. Ergastab nahka, kirgastab nahka, väsimuse tundemärgid võtab ära ja mulle meeldib just eriti silma alt teha ja silma pealt. Sükene mõnud nagu pisikesed nõelakased, aga õrnemad nõelakased. Siit ka, söö kurki. Jaa, söö kurki, tubli. Emme on kohe valmis. Vastu tuul siis alati. Ma panen siis lingid ka. Miks näo harjamine hea on. Loomulikult kortsude vastu. Nancy laul. Super! Pange kõvemaks! Ma käisin Telegrami konverentsil, ma nägin Nancyt ja tema ema. No, kui mina olen ka sama hea välimusega, nagu Nancy on praegu oma elu vanuselt, super, Allah, ma sooviksin ka olla.
ta oli ka mu suur lemmik. Siiamaani ta on nii nooruslik, ta on nii tore. Kahjuks ma pole kunagi temaga rääkinud, aga tema õde elas minu majas ja tema õe laps nimi on Kerstin Timmermann. Ole tervitatud! Lähe. Ma loodan, et ikka sa kuulad mu häält muusika taga. Nii, aitab näoharjumise juurde. Ja teise poole teed ka samamoodi. Ja rahustan nina. Ja kui jõuad laubani, siis kui sa hakkad ülespoole tegema, siis kurtsuta enda laupa nagu, et issand, munahind on poes kallimaks läinud. Ja siis tõmbad ülesse. Nii. Ma tavaliselt teen kauem seda natuke 2 minutit, 3 minutit, aga praegu mul ei ole aega, lõikan siit ja lõikan sealt. Ja siis kui tõmbad alla, siis oi, näe, naabri Vello tuli külla. Üllatanud nägu. Ja väike laul. Jälle riskin sest tean. Mu beebile väga meeldib, kui ma laulan. Et siis näoharjamine. Ma loodan, et need kõik pudru ja kapsad ei ole. Beebile ka meeldib. Beebi eriline on Maarja-Liis. Kui vaatan neid kuulama lauluvideosi, ta lihtsalt istub ja just Maarja-Liisi hääl. Teised nagu ei ole nii, aga just Maarja-Liisi hääl. Kordan üle. Vastu karva, kui harjad paremale, tõmba nägu vasakule. Ma teen praegu kiiresti. Just see mõnus ergastav tunne silmade juurest on üldse mõnus. Jäta meelde. Jäta meelde, et kui ülesse harjad, siis vastupidiselt ka sükene imestunud nägu, siis harja alla. Nii, näokoorimus on tehtud, see on ka iHerbist tellitud. Aafrika must teeb ka iHerb. Nii, järgmisena, kui nägu on kuiv harjatud, kasutan mina roosivett, selle olen ka tellin iHerbist. Seda võib kasutada, paljudele võib-olla ei meeldi see iseäranisus lõhn, aga minule meeldib, mina mingit lõhna ei tunne ja väga-väga värskendav tunne. Kui ma nüüd Türgis elasin, siis ma kogu aeg ainult seda kasutasin näole, nii kihvt. Kuna mul see sai tühjaks, siis ma ostsin Ankarast Naturel Gülsü, sealt ostsin roosivee. Siit ma kallan tühja pudelisse ja siis pritsin. Nii, nüüd räägin. Harjasin näo ära, panen roosivett toonikut kohe näkku. Ja ma näo olen ära roosiveega spreitanud ja vett ma ei kasuta ja seda vatitupsu ma ei kasuta. Miks? Sest kui ma lasen vatitupsu peale, siis vatitupsu imeb selle kasulikkuse tooniku enda sisse ja mina saan endale väga vähe näkku. Mina nii ei taha. Mina lasen niimoodi ja siis sõrmega tupsutan. Ja jätke meelde, kallid naised, et seda, kui te meigite, panete kreemi, õli, toonikut, ükskõik mida te näosse tahate panna, siis alati selle näpuga. See tundub küll ebamugav, aga see on kõige parem. Miks? Sest see on kõige tundlikum sõrm, sest see ei ole nii tugev. Kui sa nimetis sõrmega määrid, siis sa ju vajutad ikka tugevasti sisse ja kortsud tulevad kiiremini. Kus ma tean seda, ma käisin Tallinna teeninduskoolis ja seal õpetati, üks vähesest asjadest mulle meeldi. Et alati selle sõrmega. See tundub väga ebameeldiv, aga ma olen juba 5 aastat seda kasutanud, et mulle on see juba normaalne. Alati selle sõrmega on kõige tundlikum ja ei ole nii tugeva vajutuse kui nimetissõrm. Nii, toonik on näos ja kohe mina lisan endale õli. Mul on 2 õli vahel valin, kas organic jojoba õli, iHerbist jälle tellitud ja palju odavam kui Eesti või Soome pooldes, tervisepooldes, mis ma olen näinud. Ja või teine on issand. Mul on 2 jojobaõli, aga teine on mul avokadoõli. Sama pudel
avokaadoõli ja ka iHerbist tellitud. Mis on avokaadoõli ja jojobaõli vahe on see, et jojobaõlid ma kasutan külmematel ilmadel, näiteks nagu praegult sajab vihma, aga kui tulevad miinuskraadid sinna talve poole, siis ma kasutan avokaadoõli, sest avokaadoõli on rasvasema konsistendiga ja sobib just väga külmematele ilmadele. Avokaadoõli kusjuures imendub palju kiiremini, kui teeb seda jojobaõli. Aga kuna praegu vihma sajab, ma panen jojobaõli. Nii, toonik, õli, avokaadoõli, ma olen teises toas, kasutan neid. Kui ma õli ei taha näiteks kasutada, ma ei tea, mingil päeval, siis teine on mul seabutter, seavõi, see on super, see on ka iHerbist tellitud. Väga kihvt on, sest ta jätkub nii kauaks, on juba mul mitu kuud tagasi tellitud. Kellaaeg seal juba beebi tahab süüa. Ainuke miinus on see, et ta on nagu väike sükene kõvem klomp sükene, aga alati kui mina oma nägu harjan, ma juba võtan väikse herneterakese biopessa, hoian biopesas, harjan näo ära, panen selle roosivee tooniku näkku ja selle ajaga on juba jõudnud mul sulada. Ja siis ma võtan siit biopesa seest ja määrin. Nii, seapatterit kasutan ka näos. Väga hea. Ja seapatterit, kui ma meigin, siis ma panen meigi alla just seapatterit. Ma tihti ennast ei meigi, aga kui, siis panen alati seda alla. See on tehtud. Nii, ma näitan siis, kuidas ma panen endale jojobaõli. Jojobaõli või ükskõik õli ma panen alati niiskele nahale. Ma kasutasin pikka aega, pool aastat kasutasin super soositud, soovitatud kookosõli. Aga teate, kallid vaatavad, kookosõli hakkas minu nahka kuivatama. Uskumatu, kas tõsi? Ma pikka aega ei saanud aru, et mis värk on, mis mul siit nagu lõheneb või väk. Kookosõli. Hakkasin jojobaõli kasutama, läks aega. Siin ma olen. Anyway, läks kõik korda. Nii, aitab. Niiskele nahale, paar spreid. Nägu on ennem kuiv harjatud. Nii, mulle meeldib asju loksutada. 2-3 tilka. 1, 2, 3. Nii, selle näpuga ruttu määrin sisse. Nii. Trooni või ma teadsin hinda. Ja kui tunned, et väheseks jäi, pane mõni tilk juurde. Õlist ei ole kunagi küllalt. Aga sa ei taha ka olla nagu sära küünal, et särad õliselt. Nii, olemas. Siit ka. Nii, huultele ka. Ja on tehtud. Kõik. Minu näohoolikkus on tänaseks tehtud. Nii. Sammusid kõik. Nänts on ikka nii super. Nahknoka müts ja 7 vapor, kuidas seal esines. Nahkrinna hoidja tegi liigutusi. Näntsi, sa oled lahe. Sa oled nii kihvt. Nii kihvt. Ma loodan, et ma saan üks su kontserdile tulla, kui ma Tallinnas satun. Olemas. Siia kord peale. Ja siis loomulikult, kuidas ma oma nägu koorin 2 korda nädalas, ise tehtud näokoorija. Kui sa natuke viitsid uurida minu Facebooki saidil, siis seal on ka retsept, kuidas ma näokoorjat teen. Väga lihtne ja väga kaua kestab. Mul ei ole ajaga siin priisata, mulle meeldib, et see kaua kestab. Ja, kohe emme teeb sulle putru. Kohe. Siin on väga hea oliivõli. Mesi, sidrunimahl ja suhkrut 2 korda nädalas. Enne kui ma duši alla lähen, määrin selle näo sisse. Ja terve duši aja olen ma sellega duši all, teen oma toimingud ära. Ja kui hakkan asju maha lõpetama, siis pesen ka näokoorjamaga. Nii. Ja kui ma saunas käin, võtan ma Eesti pärast mõnus mudamask. See on hea mask. Tegelikult, mis mulle ei meeldinud see, et siin ka alles, kui ma karbi avasin, siis seal oli alles õpetus, et seda peab veevannil kodus
soojendama, et seda alles saab näole määrida, aga mulle see ei meeldinud, sest mul pole ajaga siin jahata hakata eriti palju ja tõttu öelda ma ei viitsikski maski soojendada kusagil veevanis, et see mingi teatud kraadini läheb, kurk kukkus maha. Nii et jah, oleks ma seda teadnud, ma võib-olla poleks ostnud, aga siis ma ju käin väga tihti saunas. Võtan selle korgi pealt ära, panen sauna lauale, viskan endale leili, teen oma asjad ja selle ajaga on jõudnud piisavalt kuumeneda. Et mulle väga meeldib see Eesti sõsar, mõnus, mudamask, mudamask. Et kihvt mask on. Mulle õudselt meeldivad savimaskid. Siis kui me käisime nüüd Türgis, käisime abikaasaga kahekesi romantikat tegemas ühe kuurort linnas ja me käisime seal mudabasseinis, mis on väljas. Läksime sisse peast jalad tallani, juuksed kõik katsime mudaga ära ja olime seal nii kihvt, mulle nii meeldib, looduslik ja nii tervendav. Ma juba igatsen muda. Ja teine mudamask on, mis ma teen, on Soome kosmeetika, naturaal looduskosmeetika, Flow kosmeetika, vihja luonnonsavi. Et seda ma segan, see on pulbrina siin, seda ma segan siin kas veega või maitsestamata jogurtiga. Loomulikult ma eelistaksin naturaalselt otse tulnud savi, mitte pulbrikujuna, aga mul ei ole midagi teha.